emotsioonid lõpuks. Mine tea, kas ma neid väärin. Aga miks ma siis reisin? Eks ikka sellepärast, et see mulle lihtsalt meeldib. Ma olen selline uudishimulik inimene ja see, kuidas mujal ilmas elatakse ja mis seal vaadata on, see on minu jaoks lihtsalt väga, väga põnev. Kui mu tütar 17-aastasena esimest korda üksinda Saksamaal hakkas reisima, siis küsis isa minu käest, et kuidas sa lased lapsele üksinda nii kaugele minna. Ja siis ma võisin tema käest vastu küsida, aga kuidas sina minul lubasid 17-aastasena üksinda sõita Tšetšeeniasse? Kui ma oma sõpradele ükskord oma ema-isa pöörastest reisidest rääkisin, siis vaatas üks neist mulle pärast pikalt otsa, ütles, juba su ema ja isa olid hullud, mis siis sinustki oodata. Nii et ma võin öelda, et reisimine on mul liides. Kuna meil kõigil on üks elu, siis on ju väga tark teha oma elus seda, mida sa armastad. Mina armastan reisida ja tõepoolest ma teen seda tihti. Eelmine aasta oli mul eriti tihe reisiaasta, 7 reisi jooksul käia läbi 11 riiki, küll mõnes vaid korraks jalg maha panna või lennujaamas olla, aga siiski. Kuna ma olen saksa keele õpetaja, siis loomulikult sattusin ma tihti Saksamaale küll külla, küll koolitusele, küll õpilasreisidele ja mul on hea meel, et ma olen Saksamaal jõudnud käia läbi kõik 16 liidumaad. Kui ma esimest korda Londonisse sattusin, siis mulle see linn üldse ei meeldinud. Ma olin enne seda just tulnud Pariisist, kus oli avarust, valgust, õhku. Kõik see oli Londonis minu jaoks puudu. Aga nüüd, kui ma olen seal nii palju kordi käinud, siis ma olen Londoni ja tema võlud enda jaoks avastanud. Pulma Tšetšeenias oli muidugi elamus. Kui peigmes varahommikul tuli pruuti välja ostma šokolaadikarpide ja konjakipudelitega. Kui registreerimisel pidi kõikidel pruudisõbrannadel olema lillekimbud käes, mina rumalukke andsin aga oma lilled muudku pruudile ja siis toodi mulle jälle uus kimp asemele. Kui 100 inimese pulmas isamees käib iga külalise juures viinapudeli ja kandikuga, siis kõik need külalised tõusevad püsti, ütlevad oma õnnesoovid, joovad pitsi viina peale ja panevad kandiku peale raha, mis on siis mõeldud noorpaarile kingituseks. Pärast loeti see raha kokku, seda oli 1700 rubla, mis oli minu kui noore õpetaja 1,5 aasta palk. Ka Indoneesia pulmas kingiti noorpaarile raha, aga see käis nii, et enne pulmasaali sisenemist pandi ukse taga kirja su nimi ja mitu ruupiat sa siis sinna kasti lasid. Aga kuna ruupia kurss on selline, et 1 euro eest saab 14 000 ruupiat, siis oli seal miljonid. Indoneesia pulmas veel nii palju, et me oleme harjunud, et pulmades on uhked pulmatordid, seal oli ka 5-korruseline, aga see oli papist. Lauldi ja tantsiti ja oli lõbus pulm, süüa oli palju, 2 pudelit oli šampust, millest 1 jäi alles ja 2 tunniga oli pidu läbi. Saksamaa pulm ei olnud mitte see päris pulm, vaid niinimetatud polterabend, mida korraldatakse enne päris pulma lähematele sõpradele ja naabritele, kuhu siis kõik võtavad kaasa vanu toidunõusid, mis noorpaari ukse alla kildudeks visatakse, sest killud teatavasti toovad õnne. Esmakordselt Eestist välja sain ma 8-aastaselt. See reis läks perega Leningradi, praegusesse Peterburi ja reisi eelõhtul küsis isa mu käest, et sa saad Venemaale minna, sa ju ei oska vene keelt. Mis sa siis ütled, kui su käest küsitakse kaktsi peazavut? Ja mina ütlesin selle ainsa venekeelse sõna, mida ma tol ajal teadsin, durak. Järgmisel aastal suvitasime me Musta mere ääres ja seal viis korteri perenaine mind vene tüdrukute juurde, kes puu all kaarte mängisid ja sealt ma sain siis uued sõnad, trump ja 4 kaardimasti selgeks. Aga aasta enne keskkooli lõpetamist oli mul õnn viibida Musta mere ääres noorsoolaagris ja kui minu üks kirg on reisimine, siis mu teine kirg on kirjavahetus ja kui mul enne seda laagrit juba oli 10 kirjasõpru, siis pärast laagrit oli neid üle 30. Ja mõnega neist kestavad need suhted siiamaani, näiteks seesama Tšetšeenia pruut
Temal käisin ma paar aastat tagasi külas, me ei olnud 40 aastat üksteist näinud. Aga Moskva sõbranna, kellega sai ka väga tihedalt suheldud, kui ma talle laulva revolutsiooni ajal ausalt ja avameelselt Eesti ajaloost kirjutasin, siis pärast seda sealt enam kirju ei tulnud. Välismaale, tõelisele välismaale õnnestus mul pääseda pärast teist ülikooli kursust. Nõukaajal oli see muidugi seotud suure bürokraatia ja dokumentide ja allkirjadega, aga ime oli see, et välismaale lubati nii mina kui minu vanemad koos ja see oli samuti sõprade juurde, sest 7. klassis sain me endale Saksamaalt esimese kirjasõbra ja temaga suhtleme me siiamaani ja võib-olla isegi meie vanematest said veel suuremad sõbrad, kui meie olimegi. Kui see esimene reis, mille me rongiga tegime, hakkasime ületama Saksa piiri, siis kui hommikusest udust hakkasid tõusma need punase katusega majad ja sisenesid piirivalvurid oma kõrgete mütsidega, siis ma mõtlesin, et see ei ole võimalik. See ei saa minuga juhtuda, see on mingi film. Tegelikult see muidugi oli võimalik, aga need esimesed muljed tõelisest välismaast, need jäävad. Turistina olen ma rohkem sõitnud õpilastega, aga ükskord on saanud sõita ka Türilt bussiga Šotimaale. Oli päris tore reis, aga rohkem ma sellist ei teeks. Pigem meeldib mulle reisi ise organiseerida, sõita autoga, siis sa ei sõltu kellestki ja sa oled vaba tegema seda, mida sa tahad teha. Ja nii olen ma nendel reisidel avastanud enda jaoks Poola, mis on üks väga põnev ja huvitav maa. Eksootikat olen saanud Indoneesiast ja Dubaist. Mu tütar elas üle 10 aasta Dubais ja see on imeline, kuidas üks pisikene kõrbeküla muutub äkki selliseks linnaks, kus, no ütlen ausalt, kus iga tänava nurga peal haiseb raha järele. Ekstreemsus. Nõukaajal oli kombeks, et Eesti kolhoosid müüsid Venemaale loomi ja need loomad tulid viia kohale ja selleks palgati inimesi, mille eest muide väga hästi maksti. Ja niimoodi loomavagunis olen mina koos mullikatega sõitnud nädal aega, elanud sealt samas mullikate selja taga, maganud heinapallide otsas, algul nina vastu lage, mida kauem sõit kestis, seda madalamale see heinavirn vajus. Sihtkohas anti loomad üle, pesti ennast saunas puhtaks, visati räbased riided minema ja siis oli võimalik kas paari päeva pärast koju sõita või edasi rännata. Nii et see oli väga soodne võimalus reisida. Ise ei maksnud midagi, aga sulle maksti. Mul on üks sõbranna ülikooli ajast, kes ütleb nii, küll mulle meeldib, kui midagi juhtub, eriti palju juhtub muidugi siis, kui reisida õpilastega. Küll kaotab mõni passi ära, küll lõõrub mõni oma luute kingadega kannab nii rakku, et teda tuleb opereerida. Küll jääb mõni rongi kinni ja teised kõik on juba perroonil ja tema sõidabki rongiga edasi järgmisesse peatusesse. Ja on juhtunud ka seda, et hommikul heliseb mul telefon ja noormees ütleb, et ma ei saa täna tulla, ma olen haiglas. Mis juhtus? Ma ei tea, ma olin eile õhtul baaris, ma vist midagi jõin ja kukkusin baari puti pealt maha ja mulle kutsuti kiirabi. Öised hääletamised. Üks ekstreemne hääletamine oli Saksamaal, kui öisel ajal oli maantee juba täiesti tühi ja kui siis lõpuks tuli üks auto, me rõõmupisaga tormasime sinna auto juurde ja siis vaarus sealt välja purjus mees. Õpilaste seiklused ja muidu seiklused, ka kõrgmägedes võib juhtuda, et bussijuht on täiesti purjus, aga õnneks on kõik hästi lõppenud. Siin nurgas näete kõige vihatumat puuvilja, duriaani, mis haiseb nagu mädanenud sibul ja millega ei tohi siseneda ühiskondlikku transporti ega hoonetesse. Kellel huvi on, võib pärast minu poole pöörduda, mul on veel üks peotäis duriaani kompleksi alles. Kõrberalli Dubai kõrbes, kus autode trehvid tühjaks lasti ja rallitati mööda liivaluiteid. Vahepeal tuli ka silm kinni panna, sest hirm oli päris suur. Aga lõppes Beduiini külas ja õhtusöögiga ja kaamelitega ja hennamaalingutega ja kõhutantsuga või siis äärmiselt glamuurne kella 5 tee Londoni Savoy hotellis. Teile, kes te ka reisite, mõned nipid.
ei ole reisimine nii hirmus kallis, kui sa seda reisi varakult planeerid ja piletid ostad ja planeeri teda hoolega, et sa saaksid selle, mida sa oodanud oled. Väga hoolega vali oma reisikaaslasi, sest üks halb reisikaaslane võib kogu reisi ära rikkuda. Õppi selgeks mõni sõna kohalikus keeles. Indoneesias käies oli mul ikka tegu, et seda nii võõrast keelt mingil moel meelde jätta, aga nüüd on mul elu lõpuni meeles, et terimakasi ei tähenda mitte tirimakassi, vaid tähendab aitäh. Käi ringi avatud silmadega, tee midagi seda, mida sa ei ole teinud ja uskuge mind, kui te tagasi tulete, siis te tunnete tegelikult, et oma kodus on ikka kõige parem, aga te olete saanud midagi sellist, mida kodus ei saa. Aitäh kuulamast, aitäh koos minuga reisimast, reisige ise ka, terimakasi.